Hei, me ei ole nüüd päris ammu niisama rääkinud, me ainult siin kogu aeg mängime, relmi, straadi, kõike muud, aga täna meil on täiesti teistsugune vaade asjadele. Nimelt meil on mõned inimesed varjust välja astunud ja Questiga liitunud, nii et Quest on natukene abikäsi juurde saanud. Ja kohe siia samasesse tooli ilmub minu asemele maagiliselt Jürgen, kes siis on meile õla alla pannud ja kohe räägib ise millega. Tere, mina olen Jürgen, olen videomonteerija. Questis olen ma pigem sisuloome poole peal ja aitan loominguliste protsessidega kaasa. Questini jõudsin mina tegelikult juba aastal 2020, kui Quest üldse laivi läks. Ma nägin nende esimest reklaami, millest ma kohe kinni haarasin ja olin, ma tahan sama asja teha, mul on ka ideid, asju. Tol hetkel, kuna kõik asjad alles startisid ja minul oli muud elu teemad toimumas, siis tol hetkel ametlikult Questiga koos ei olnud, aga see-eest hakkasin ise aasta hiljem siis sisu tootma ja läbi selle hakkasime ka rohkem videosi koos tegema ja üldse suhtlema ja nii edasi. Ja nüüd aastal 2024 me oleme siin. Mina ise eelistan rohkem mängujuhtimise, DM-imise poolt, sest et rohkem sellist narratiivset kontrolli on ja mulle meeldib mängijatega manipuleerida. Ise olen ma mänginud aastast 2017, pikim kampaania, see oli ka veel esimene või teine kampaania, mis kestis 3 aastat. Lõpus ikkagi jäid kõik ellu. Üks õnneliku lõpuga kampaaniaid. Sealt järgmine oli väga teises leeris, kus tõesti kõik said surma. See on bad experience, aga oli küll nii. Ja mulle meeldib mängijatega manipuleerida. Minu esimene tegelane oli Kääbikust Tegelinski, kelle nimi oli Oskar Kuld, kelle kogu iseloom käis ümber raha, nagu nimi võib eeldada. Jällegi see oli rohkem naljaga kampaania ja tema leidis ka lõpuks oma surma. Ma ei mäleta kuidas, aga ta oli siuke vend, kes oli valmis müüma oma sõbrad ka raha eest maha nagu. Easy. Meeldejäävaim hetk viimastest mängudest oli see, kus meil üks mängija, kes on munk, ja munkade teema on see, et nad on hästi kiired. Mis siis juhtus? Tema läks kõigist ette ja lõpuks, kus mina olin valmistanud suure pahalase sellise interactioni, kus terve meeskond pidi ka kohal olema ja seal oli suur narratiivsed punktid ja see oli hästi tähtis. Tema jõudis sinna, mina käivitasin siis suure pahalase, kõik ta tuleb välja, kombitsed ja asjad ja siis ta lihtsalt tegi kannapöörde, läks minema. Ja siis mul oli terve paberileht lihtsalt neid statte asju, mis ma flippisin lihtsalt ära ja mõtlesin, okei, kutid, võtame 30 minutit, ma pean nüüd mõtlema, mis juhtub. Nii et see plaan läks rappa, aga see-eest me panime tol hetkel sinna punkti ja järgmine sellest sündis hoopis midagi suuremat ja vägevamat. TNT muutus jäsku nagu Warhammer Tabletop mingisuguseks Battlefieldiks. Ja, see oli väga huvitav. Mul on juhtunud niimoodi, et iga kord, kui meil session, meil on siis üks mängija, kes tuleb alati 2 kotiga laua juurde ja snäkid lendavad. Ja no, mängujuhtidel on alati see, et sa oled kuskil siin teisel pool lauda, sa ei julata nendeni, siis ta küsis mult konkreetselt, mida sa tahad. Ja mulle meelduvad hapud kommid väga. Ja nüüd olen ma iga sessioon söönud pakk hapusi komme ja need lähevad lihtsalt automaatselt, ma ei pane enam tähele ka ja ma alati tunnen natukene ennast süüdi. Aga hapud kommid on head. Ja sellest on ka oma debatt, mis on piisavalt hapu. Kui sul on paki peal kirjas sour Coca-Cola kommid, siis need on pigem magusad kui hapud. Ma võin sellest pikalt jätkata, aga hapud kommid.
sul eksisteerib selline lehekülg ka, kus sa saad vastata küsimustele ja siis sa saad teada, mis klass sa oled. Ja ma mäletan, tol hetkel see oli vist munk, mis ma päris ei nõustu, sest munk peaks olema nagu mingi akrobaatia ja hästi füüsiline, mida mina ei ole. Ma pigem olen nagu mingisugune goblin, kes istub ainult ühe koha peal ja manab. Ehk siis see peaks midagi säärast olema, võib-olla nagu warlock või sorcerer. Jah, pigem see, kes istub lihtsalt ühe koha peal, teeb ainult seda, mis iganes klass see on. Ma arvan, siin see võib pikalt nagu seletada, mis see oleks, aga jääme sinna. Sul praegu pea käib, mis ma paken. Ma ei taha olla ka mingi lihtsalt, ole julge. Minu nõu algajale, olgu see siis rollimäng või D&D, mis iganes, väga basic, aga väga tähtis ongi kommunikatsioon ja omavahel suhtlemine. Ehk siis, kui sa tahad midagi teha, kui sul on mingisugune mõte, kui sul on mingi probleemi koht või kahtlusi, siis alati rääkida omavahel, oma mängujuhiga, oma mängijaga ja lihtsalt siin on midagi lahedat, mis ma tahan teha. Mul on tunne, et see lugu võiks äkki sinna minna. Kuidas teie tunnete? Et kõige suurem siuke viga on see, et kas siis mängijad või DM-id kõik mängivad enda peas mingisuguste eelduste ja ootustega ja lõpuks sellest tekivad pettumused. Aga kui on avatud suhtlemine, avatud RP, siis sellest sünnivad hoopis suuremad ja tervislikumad asjad ja see on andnud minu mängudele nii palju kaasa ja aidanud kogu seda kogemust. Nii et see on siuke kõige tähtsam asi. Basic, aga see on nii tähtis. Rääkige! Nii palju siis minust. Tõenäoliselt sina, mina näeme üksteist siin kanalil veel. Mine liitu Questi Discordiga. Ma iga nädal, proovin iga nädal postitada sinna weekly question, mis siis tähendab seda, et ma küsin mingisuguse D&D või tabletop RPG küsimuse ja sul on võimalus vastata sellele ja anda oma kogemust ja oma naljakaid hetki. Kas sul on sellist kogemust olnud? Mine anna teada.